Tere! Täna tutvustame teile Tartu Ülikooli Kliinikumi seksuaaltervise keskust. Asume Tartus aadressil Vaksali 17, 3. korrusel. Mina olen ämmaemand ja noortenõustaja Tiivi Pihla ja kutsun teid endaga edasi. Kolmandal korrusel oletegi sattunud meie ootealale. Eraldi registratuuri meil ei ole. Vastuvõtule saate pöörduda nii elavas järjekorras kui ette registreeritud ajaga. Elav järjekord toimub kabinetis 306. Meie juurde tulles võid kohtuda arsti, õe, ämmaemandaga. Meie juures töötavad erinevad spetsialistid ja lisaks oma erialasele ettevalmistusele on meil olemas ka ettevalmistus seksuaaltervise küsimustes nõu anda. Ühtse meeskonnana töötades püüame leida lahenduse probleemile. Tule siis, kui vajad tõhusat sobivat rasestumisvastast vahendit. Väljastame nii esmaseid kui korduvaid retsepte. Samuti võid pöörduda, kui on tekkinud küsimusi vahendi kasutamise, toimete või võimalike kõrvaltoimete kohta. Rasestumisvastase vahendi nõustamisele võid pöörduda ka koos kaaslasega. Meil on ka eraldi registreeritud vastuvõtt noormeestele. Vastu võtab doktor Paul Korravitš. Lisaks saavad mehed pöörduda naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtule. Elavas järjekorras on võimalik testida end ka suguhaiguste suhtes. Tegeleme ka erinevate probleemidega vulval ja suguelunditel. Me paigaldame iga päev ka spiraale, rasestumisvastaseid implantaate ja nõustame teiste rasestumisvastaste meetodite osas. Meie poole saad pöörduda siis, kui oled rasedaks jäänud, nii soovimatu kui soovitud raseduse korral. Samuti saad siia tulla, kui esinevad menstratsioonitsükli häired, kui menstratsioon on jäänud pikemaks ajaks ära või esinevad vaheveritsused. Kui sul on tunne, et sind võidi seksuaalselt väärkohelda, siis oled alati teretulnud siia. Kui aga seksuaalvägivald toimus viimase 7 ööpäeva jooksul, siis pöördu aega viitmata lähimasse seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse. Mõnikord võib olla tekkinud sasipundar igasugu probleemidest, mis on seoses seksuaalse identiteedi arenguga, lähisuhetega. Siis on ka võimalik meie juurest abi saada. Meie meeskonnas töötab kliiniline psühholoog ja vajadusel meie arst suunab tema vastuvõtule. Koolid saavad meilt tellida seksuaalhariduslikke loenguid, mis toimuvad siin meie oma loenguruumis või ka koolis koha peal. Loenguid viime läbi aktiivõppemeetoditel, mis tähendab grupi- ja rühmatöid ning osaleb 1 klass korraga. Oleme avatud kõigil tööpäevadel. Võtame vastu nii elavas järjekorras kui eelnevalt registreeritud aegadel. Kui sa ei tea täpselt, kelle poole peaksid pöörduma, võta meiega ühendust telefoni teel. Oled oodatud!